Okei, teeme ära. Pujaka! Tšau, minu nimi on Roger ning jah, te näete õigesti, ma teen vlogi. Nimelt, iga kord, kui ma räägin inimestele, et ma töötan Eesti Noorteühenduste Liidus, mis on MTÜ, ja et ma töötan seal täiskohaga, siis inimesed küsivad mu käest, kas sa reaalselt ka midagi teed või mis teil üldse seal MTÜs teha on. Aga see nädalavahetus ma mõtlesin, et why not, võtan teid kaasa 2 päeval tegemistele, mis ees ootavad ja vaatame, mis on see üks osa siis, mis me reaalselt siin Eesti Noorteühenduste Liidus ka teeme. Praegu kiire overview kontoris, meil on siin meeskonnakaaslased ilusti näitlemas, nagu nad teeksid midagi, aga kohe liigume edasi Paidesse, kus hakkab noorte eelarvamusfestival, nii et järgmises klipis näeme juba seal. Ja me oleme jõudnud Paidesse omadega. Ala on enam-vähem saanud ülesse ja nagu ma enne ütlesin, siis täna toimub noorte eelarvamusfestival, kes ei ole mitte midagi kunagi arvamusfestivalides kuulnud, siis nüüd on teil see võimalus, minge uurige netist järgi, aga nagu nimi ütlebki, tänane sündmus ainult noortele, meeskond on kohal, kõigil sinised pusad nagu ühest lastekodust ja ootame ainult inimesi. Mõnus, Paide, vihma hakkab varsti sadama, lähme käime söömas ja vaatame paar ägedat kaadrit tänasest sündmusest. Arvamusfestival on nüüdseks läbi saanud. Päris ägedad arutelud olid, rahvast oli küll vähe, aga Paide on selles mõttes äge koht, et juba see melu ja see olek ja see miljöö on siin alati tore. Aga vot, selline on üks osa, mis me teeme E4-ist, korraldame projekte, teeme sündmusi. Kui keegi ei tea, mis E4 täpsemalt on, siis kõige lihtsam on öelda nii, et me koondame enda alla kokku 52 noorteorganisatsiooni, kelle alla kuulub kokku 27 000 noort üle Eesti. Mõtle selle peale, 27 000 noort üle Eesti. Ja nende seistes, neile tegevusi pakkudes ongi selliste sündmuste korraldamine üks võimalik viis, kuidas noorte häält Eestis kuuldavamaks teha. Vot, aga sellega on noorte eelarvamusfestival läbi. Näeme juba homme, kus ootab meid ees üks podcast, mis on siis pühapäevane päev ja vaatame, mis meid seal podcastis endast ootab. Aga tänases päevas kõik. No nii, teine päev, pühapäev, 4. august. Ja kui eile oli festivalipäev, siis täna on selline väheke rahulikum, aga ikkagi sisukas päev. Nimelt lähme külastame ühte podcasti. Räägime natuke sellest, mis võimalusi Eesti noortel on. Podcast ise tuleb välja alles 12. august, aga ma arvan, et need paar tundi seal stuudios saavad olema ägedad, nii et lähme vaatame, otsime Telliskivist need ruumid üles ja uurime, vaatame, millest me täpsemalt rääkima hakkame. Aga enne veel, kui me jõuame sinna, siis ma avastasin, et mul on liiga palju vaba aega ja ma jõuaksin piinlikult vara kohale, mis tähendab seda, parime auto kaugemale, jalutame natukene ja vaatame, lähme otsime ühe Bolti tõukeratta, sest mina olen nendest väga sõltuvuses ja sellega on sellise ilmaga, nagu praegu on mõnus urada. Found it! Ma ei tea, kuidas teil on, aga need Bolti tõukerattad on üks parim kaaslane minu päevas. Lihtsalt leiad endale tõuksi, avad äppi, skännid selle ära siit ja alustad sõitmist. Hüppad siia rahulikult peale, võtad jala alt ära, teed korra nii ja kohal. Ja kuna on veel ennelõunane aeg, siis ma jõuan veel kohvi võtta, nii et väike Reval Cafe, hommikul natuke suhkrut ja elu on magus. No nii, lõpuks oleme kohal ka, vaatame, kas meid sisse ka lastakse või. Tervist! Markus. Markus. Tervist! Tuttav nägu? Just. No nii. Super. Tal on ju sall muud olemas, ta on siuke. Kulisside taga hea nali siiamaani.
tervist, mina olen siis Martin Pukspuu, selle podcasti eestvedaja ja täna on meil saates sellised toredad inimesed nagu Eesti Noorteühenduste Liidu esimees Roger Tibar. Tervist! Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Markus Easoo. Tervist! Ja Kertu Osa, kes on siis 3 aastat olnud Viimsi noortevolikogus ja 2 aastal ka juhatuse esimees. Tere! Nii nagu iga hea asi saab ükskord otsa, nii on ka see video nüüdseks läbi saanud. Kui sulle meeldis see, mis sa nägid, siis kindlasti jäta üks rasvane like, ehk siis pane pöial sellele videole, siis ma saan aru, kas mul tasub tulevikus teha sarnaseid või võib-olla natukese teise nurga alt videosi veel või mitte. Ja kui sa tahaksid ka tulevikus veel neid videosi näha, siis ära unusta ka väike subscribe panemast, sest mine tea, äkki tuleb jälle muusa kallale ja tekitab tunde, et võiks ühe video tulevikus veel teha. Seniks aga olge ikka tublid ja viisakad ja näeme võib-olla järgmises videos. Tšau!